see tegelikult nõuab alandlikkust, et ma võtan ühe päeva nädalas ja pühendan Jumalale. Et Jumal, see on sinu päev. Mida sina tahad, et ma sellel päeval teeksin? Tead, et Jumala teenimine nõuab alandlikkust. Mis alandlikkust? Ma panen maha iseenda ja küsin, Jumal, mida sina tahad, et ma teeksin? Mul ei ole kuhugi kiiret täna. Täna, ma olen selle peale mõelnud, aga täna, kui edaga rääksime, siis tõi välja, et mis on, meil on esmaspäev on tööpäev, laupäev on perepäev ja pühapäev on meil hobidepäev. Kes käib siis kuskil trennis, kes käib tantsimas, kes käib kuskil ja kes käib siis koguduses pühapäev. Aga kui me muudaksime kogusepäeva iga õhtu peale või teemegi päev otsa, tuleme kokku, oleme hommikul kell 10 tuleme siia ja ülistame, räägime Jumala sõna ja veedame aega siin koguduses ja lähme käime ja kogu see päev on pühendatud Jumala teenimisele. Jumal ütles, et pühapäev kuulub kellele? Talle. Ja see tegelikult on käsk. Ma hakkasin mõtlema, miks ma seda välja toon? Ma hakkasin mõtlema, see tegelikult nõuab alandlikkust. Et Jumal, ma olen nii alandlik, et sel päeval ma ei tee mitte midagi, mida mina tahan, et sel päeval ma teen seda, mida sina tahad. Miks? Sest ma alandan ennast kelle? Jumala vägeva käe alla, et ta saaks mind ülendada omal ajal. Ja tead, alandlikkusel on meeletu jõud. Kusjuures ma vaatasin, mis on, üks asi on alandamine. See on väga negatiivne asi. Me ei räägi alandamisest, me räägime alandusest, alandlikuks olemisest. Alandamine on see, kui sa kedagi teed maha. Alandad kedagi. Või olen ise alandlik ja alistun Jumala käe alla. See, et ma ei nõua. Isegi armastus nõuab alandlikkust. Kas sa teadsid seda? Otsus olla pikameelne, otsus olla kannatega lahke, see nõuab alandlikkust. Aga alandlikkusel on meeletu vägi. Ma ei tea, kuna nüüd, kas ma lähen nüüd jutuse juurde edasi, aga ma tahaksin natuke jagada mõningaid kirjakohti alandlikkusest. Ja iga kord me näeme, kui inimesed alanduvad Jumala ette, nad saavad vastuseid. Mida alandlikumad on, seda kiiremini vastused tulevad nende eludesse. Amen. Isegi võtta kätte piibel ja lugeda piiblit. Mida sa teed? Ma tegelikult olen alandlik. Selle suhtes ma panen maha oma asjad. Ma panen oma selle taha ja ma alandan ennast ja ütlen, Jumal, ma alistun sinule. Ja see on tegelikult võti paljudele probleemidele meie elus. On see tervis, on see mured, on see jõukus, on see rõõm, mis iganes see on. Alandlikkus on meeletu võti. Sest piibel ütleb väga hästi, kes alistub ja alandab ennast Jumala vägeva käe alla, mis Jumal teeb selle inimesega? Ülendab teda omal ajal. Amen. Või ta ütleb seal, et paljud mõtlevad, et mul on see mure, too mure, miks need mured ei lahene. Aga piibel ütleb, alistuge Jumalale. Ja isegi see murede heitmine Jumala peale on alistumine või alandlik olles. Jumal, ma alandan ennast, ma annan selle sinu kätte ja ma teen otsuse mitte enam mõelda selle peale. Ma teen otsuse mitte enam sellest rääkida, ma alistun sulle, ma andsin selle sinu kätte. Ja nüüd Jumal ütleb, kuna sa oled alistunud minule, oled alandlik, siis mina saan sind ülendada. Nüüd sa tõesti said heita selle mure minu peale ja ma pean hoolt sinu eest. Kas ta ütle mitte niimoodi Peetruse kirjas? Oled lugenud Peetruse kirja?
Ja ma ütlen, paljud inimesed näevad alandlikkust nõrkusena. Teil alandlikkus on tugevus. Ja ma kohe üks lugu on, kus inimene nägi alandlikkust nõrkusena, aga ja Peetrusest ta ütleb niimoodi, samuti ja nooremad alistuge vanemale ja riietuge kõige alandlikkusega üksteise vastu. Vaata, kus tuleb, samuti ja nooremad alistuge vanemale ja riietuge kõige millega? Alandlikkuse. See on üks riietusese, mis me selga paneme. See peaks olema nähtav, sest riietusesemed on nähtavad meil seljas. Ja see alistuge üksteise vastu, sest Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele ta annab, mida? Armu. Amen. Siis alanduge kuhu? Jumala vägeva käe alla, et ta teid ülendaks omal ajal, heitke kõik oma mure tema peale ja sest tema peab hoolt teie eest. Jälle see on see kõik tuleb mängu alistumine ja alandlikkus. Kui mina alistun Jumala asjadele, siis Jumal ülendab mind. Ja isegi mure ära andmine. Küsimus on, mitu muret meil on? Või mitu muret meil peaks olema? Ei tohigi ühtegi olla, sest me oleme need kõik andnud kuhu? Jumala kätte. Ja ma mäletan, mulle meeldib väga Gerrit Heigele üks lugu, kui ta käis pastoritega kokku ja siis pastorid tulid kokku, rääkisid, kellel on see mure, kellel on too mure, kellel on kolmas mure ja see. Ja siis küsiti Gerrit Heigele, no kuidas sul on? Ütles, et mul pole ühtegi muret. Mitte midagi. Teised pastorid ütlesid, me teadsime paremini, see, millest tema läbi läheb ja mis temal on täitsa nagu, et ta on nagu, teda peiti kukuks nagu natukene, et ta ei muretse. Aga ütles, et aja möödudes, hakkas aru saama, kellel oli nervous breakdown, kelle närvid ütles, kelle tervis läks ära ja tema läheb. Selle asemel, ja siis me saime aru, et me peaksime midagi vaatama, õppima temalt. Sest ta õppis heitma kõiki oma muresid kuhu, kellele? Jumala peale. Amen. Aga see näitab teatud alandlikkust. Ma alistun Jumalale, et Jumal saaks hoolt kanda minu eest. Amen. Ja siin on, me läheme üks huvitav lugu on siin. Esimese kuningate raamatu 21-29. Ei oota, kas see on see lugu? See vist ei ole see. Ei, see ei ole see lugu, vabandust. Kus ta on siis nüüd mul? See on üks teine lugu. Ikka see on sama. Teise Saamueli 6:12 läheme loeme. See on see, kui seaduse laigas jõuab Jeruusalemma. Ja väga huvitavalt siin ütleb, kui kuningas Taavetile jutustati ja öeldi, Jehova on õnnistanud Obed Edomi koda ja kõike, mis tal on, Jumala laeka pärast, siis läks Taavet ja tõi rõõmsa meelega Jumala laeka Obed Edomi kojast üles Taaveti linna. Kui Jehova laeka kandjad olid astunud 6 sammu, siis ohverdas ta härja ja nuumveise. Kas sa paned tähele üks huvitav asi? Kui palju on 6 sammu? Nad olid võtnud laeka. See näitab, et nad ei kiirustanud tegelikult. Neil ei olnud mitte kuhugi kiired, kui nad tegelesid Jumala asjadega. Nad võtsid 1, 2, 3, 4, 5 ja 6. Ja kõik jäi seisma. Mis juhtus? Mis juhtus järgmiseks? Vaata, ütleb, et 6 sammu, siis ohverdas ta härja ja nuumveise. Nad tõid Jumalale, peate kinni ja hakkame Jumalat ülistama. Me saime 6 sammu käia Jumala ligioluga, Jumala laekaga. Me hakkame teda ülistama, kiitma, nad tõid ohvrid Jumalale, härja ja nuumveise. Ja see võtab natukene aega, seda ohvrit tuua tegelikult, on ju? Kas pole põnev? Nad ei kiirustanud. Ja Taavet tantsis kõigest pääst Jehova ees. Taavet oli riietud ainult linasesse õlarüüsse. Ja Taavet ja kogu Iisraeli sugu tõid Jehova laeka üles hõisates ja sarve puhudes.
Aga kui Jehova laegas jõudis Taaveti linna, vaata Miikal, Sauli tütar aknast ja näes kuningad Taavet hüppavad ja kargavad Jehova ees, põlgas teda oma südames. Kuida ette, on inimesi, kindlasti ka me kohtame neid, kui me teeme otsuse teenida Jumalat, minna Jumalaga edasi, uskuda Jumala väge, Jumala ligiolu on siin, Jumala lähedus on siin, me teenime teda, on inimesi, kes hakkavad meid põlgama südamest. Ja see ei olnud keegi võõras kusjuures. Taaveti puhul oli tema oma enda naine, kes teda põlgas südamest. Saad sa aru, kui kohutav. Võta olukorda. Kuningas, rahva kuningas tuleb rõisates Jumala ligioludelt tagasi. Halleluuja, me tantsime täiesti vähest Jumala ees. Halleluuja. Nad tulevad 6 sammu. Neil on nii hea meel, et Jumala ligiolu tuleb. Nad ohverdavad Jumala, toovad ohvreid, halleluuja, tantsivad Jumala ees. Ja nüüd on inimene, kes võtab kätte ja põlgab teda kus kohast? Südamest. Kui Jehova laegas oli viidud ja asetud ta paika keset telki, mille Taavet oli püstitanud sellele, siis ohverdas Taavet Jehova ees põletuse tänu ohvreid. Kui teete, Jumala teenimine ja see oli nende jaoks midagi erilist, midagi võimast, midagi vägevat. Kas pole huvitav? Mitte kuhugi on neil sel päeval kiiret. Ka meil pühapäev, näiteks on koguduse päev, on see kolmapäev, on see, mis iganes Jumal meile veel südamesse paneb, meil ei tohiks olla mitte kunagi kiiret tema teenimisega. Eriti kui me ütleme, pühapäev on see kõrgklassipäev, siis see on see päev, üks päev nädalas, kuigi tänapäeval on see väga vähe, kui me näeme Uues Testamendis juba nad teenisid ja ülistasid Jumalat igapäevaselt. Aga okei, võtame pühapäeva, see on see, ja see oli nii püha päev, et see kuulus kellele see päev. See päev kuulus täielikult Jumalale. Ja see nõuab tegelikult alandlikkust, absoluutselt alandlikkust. Sest tihtipeale me tahame, ma olen kokku puutud või tean olukord situatsiooni, kus inimene koguduse pingil muutus rahutuks, et kogudus liiga pikaks läks. Liiga pikk on koosolek, on, ja siis tuli välja, mis oli, ta oli pannud kana ahju taimeriga, et kõrbema läheb kana ahjus. Ja siis mina ütlesin, aga siis mine ära, kui sa ei taha Jumalat teenida, sa ei taha ülista kiita teda, sa ei taha, et kana on tähtsam kui Jumala teenimine, ütles pastor talle tookord, sa võid ju ära minna. Ära saa minu peale pahaseks, kui Jumala vaim liigub või kui meil on koosolek pühapäeval. Ja see inimene, mis armas see inimene tegi? Parandas meelt ja rohkem ei pannud kana ahju pühapäeval. Ma tean inimesi, kes on ära läinud kogudusest, sellepärast, et nad ei ole saanud, siin just üks päev kõidis me rääkisime, siin oli, alati me toome lihtsalt see nõuab alandlikkust alistuda, alanduda, et saada osa väest. Amen. Ja seal oli, mäletan, see oli Siirial pastor Peri koguduses toord, ja meil oli iga aasta oli uus aasta koosolek. See oli hästi tavaline uus aasta koosolek oli. Ja see oli see, et me tulime õhtul 31. jaanuar tulime kokku kella 10 ajal ja siis me olime osaduses seal koguduses ja palvetasime üle uude aastasse. See oli suhke nagu, et võeti 15 ja 12, palvetame üle uude aastasse. Ja ühel momendil pastoril tekkis südames, et see ära jätta. Et me rohkem seda ei tee. Ja hiljem tuli välja, miks? Sest teatud inimestele kogudus oli see muutunud religioosseks asjaks ja kui seda ei tehta, siis see on vale õpetus, kui seda ei tehta, me oleme Jumalast ära langenud ja tehtis ära selle ja saigi, mõned inimesed said nii pahaseks pastori peale ja arvasid, et ta on ära langenud, kristlane ta on ära langenud, sest see on kõige püham päev aastas. Ja kahjuks nad lahkusid kogudusest. Selle asemel öelda, et oot, mis on kõige tähtsam? Kas vana aasta, uus aasta koosolek või teenida Jumalat? On ju? See tegelikult nõuab alandlikkust alistuda teatud korrale olukordadele. See oli minu jaoks see uudist kogemus, ma ei olnud kunagi kokku puutunud usuga või usulahuga
kes peavad vana aasta koosolekut kõige pühamaks päevaks aasta jooksul. Ja kui seda ei peeta, siis on kõik tuksis. Tegelikult mõtled, milline religioostus, kas see on halb koosolekut pidada? Ei ole ju iseenesest. See on okei, vana aasta koos tuleme kokku ülistama, aga kui see muutub religioosseks tegevuseks ja kui me seda ei tee, nüüd me oleme ära langenud kristlased ja kui seda peab toimuma, nüüd on juhtunud midagi halba. Nüüd on see muutunud traditsiooniks ja nüüd on see, ja nüüd see nõuab alandlikkust, et sellest välja tulla. Meil selles olukorras tuleb valik, kas me pahandume või me alistume, ütleme, et oot, tõesti, see on ainult üks päev aastas. Üks number ainult muutub. Tegelikult me ju teenime Jumalat, me teenime ju kõik väelised vägede Jehovad. Ja selles olukorras tegelikult me vaatame, nad võtsid aega teenida Jumalat, see oli väga tähtis päev nende jaoks. Miks? Sest Jumala ligiolu, sest laegast märkis mida? Jumala ligiolu. Ja nad tõid selle Jeruusalemma ja see oli nii tähtis nendeks ja nad ei kiirustanud. Teeme seda. Ei, nad võtsid aega. Ma ise mõtlen, no, me tihtipeale loeme vuru üle, aga ma lugesin, nad võtsid 6 sammu. Ma ei tea nüüd kaugel see Obed Edom elas Jeruusalemmas, võib-olla saab sealt kuskilt uurida, aga nad võtsid ainult sellest majast 6 sammu laekaga, nad pidasid selle kogu karavani kinni, me ohverdame Jumala tänu ohvred, halleluja, meil on privileeg, me kõnnime koos Jumala ligiolus, me kõnnime selle laekaga, me anname Jumala austust ja kiitust. Nad jõuavad Jeruusalemma, rahvas tantsib, Taavet, nende juht on kõige ees, halleluja, ja siis istub tema oma naine seal. Ja hakkab teda põlastama ja veel südamest põlastama. Ja kui Taavet 18 salm, ja kui Taavet oli lõpetatud põletused tänu ohvred, siis ta õnnistas rahvast vägede Jehova nimel ja ta jagas kogu rahvale kõigile Iisraeli hulkadele, nii hästi meestele kui naistele, iga ühele, kes ühe leiva kakku ning tatli ja rosina koogi, siis läks kõik rahvas ära, iga üks koju. See kõdete rahvale. Kui kaua võtab aega Võrulinna inimestele jagada tatleid ja kukleid? See näitab seda, tegelikult see nõuab aega, see ei olnud üks tunniajane tegevus, 10 minutit, 2 tundi, see oli hommikul vara, õhtu hiljani välja käis see neil. Ja kui Taavet jõudis koju, lõpuks ometi jõudis koju oma peret õnnistama. Kui ta jõudis koju, et õnnistada oma peret, ta tuli heade kavatsustega. Ta tuleb uksest sisse, ma olen Jumala aega toonud, õnnistama oma peret. Vaatame, siis juhtub. Siis Miika, Sauli tütar, Taaveti vastu ütles, kuidas küll Iisraeli kuningas on täna ennast austanud. Paljastas ennast täna oma sulast ümardajate silme ees nagu alp, kes sel kombel ennast täiesti paljastab. Ta kutsub kuningat lolliks. Sellepärast, et ta teenib ja armastab ja austab Jumalat. Kujutad sa ette? Tal on head kavatsused, ta süda on puhas, ta süda on õige, aga lihtsalt see inimene otsustab kutsuda teda lolliks ja albiks. Ta kutsub veel rahvajuhti, võitut. Aga Taavet ütles Miikale, Jehova ees, kes mind on valinud, sinu isa ja kogu ta soo asemele, käskides mind olla vürstiks Jehova rahvale Iisraelile, jah, Jehova ees ma olen tantsinud. Ma tahan ennast, mida teha endaga? Alandada selles veelgi rohkem. Kujutad ütleb, ma olen nõus veel rohkemgi, sest ma olen teinud seda Jehova ees ja ma alandan ja alistun Jehovale veel rohkemgi. Kui te ütlete, tema suhtumine oli, ta ütlengi, et ma ütlen, anna andeks mulle, kuule, kas ma tundsin lollina ennast või? Kas ma tõesti nägin siuke tobe välja, et ma ülistasin Jumalat ja käin koguduses ja ma käin selles koguduses, kas see on paha kogudus, anna andeks. Ei, teda ütleb, ma tahan veel rohkem alistada, ma tahan veel rohkem alandlik olla Jumalale. Ja olla iseenese silmis alandlik. Kui teete Taaveti süda? See oli põhjus, miks Taavet oli nii Jumala südame järgi mees. Ma tahan veel rohkem. Kui teete Taaveti suhtumine,
ma mõtlen selle peale, mõtlen Taaveti suhtumist. Nad tulevad selle laeka 6 sammu, ohverdavad, teevad, jõuavad tantsides Jeruusalemma, toovad ohvreid veel korra, jagavad rahvale kukled ja tatleid, mida iganes seal jagavad. Pidu käib, sest Jehova auilgus tuleb ja nüüd on inimene, kellel see üldse ei meeldi, kellel peaks meeldima, kes peaks olema alistunud, kes peaks olema parem käsi, mis iganes. Ja Taavet ütleb selle peale, mitte see, et kas liiga alandlik olin või? Ei, ma tahan veel rohkem. Ma tahan veel rohkem, ma alistan veel rohkem alandlik olla. Veel rohkem teha Jumalale. Ja ümardajate juures, kelle ees sa rääkisid, ma olen auväärne. Sest et sa arvad, et ma olen loll inimestes. Ei, ma olen auväärne, sest ma ülistan ja kiidan Jumalat. Ja inimesed näevad, et ma ei häbene oma Jumalat. Ja vaata, mis tegelikult karistus lasus. Ja Miikael, Sauli tütar, ei olnud last kuni surmapäevani. Tänapäeval mõtleb, kui ei ole last surnud, okei, ma elan üle, sest tänapäeval pole see enam varandus ega väärtus. Tol ajal oli see kogu väärtus, mis olla andis. Kuida ette, kui see näitab seda, tasub olla alandlik, tasub käia Jumala kartuses kogu aeg ringi. See ongi see, miks paljud inimesed mured asjad ei lahene probleemid, sest alandlikkusest jääb puudu. Ükskõik, mida me teeme Piiblis, me peame alistuma sellele sõnale. Alandlikud saavad mida? Armu, jõudu, tugevust. Ta ütleb, alistuge kellele? Jumala vägeva käe alla. Mis on Jumala vägev käsi? Kus me leiame? Mis siin kirjas on? Jumal, ma alistun sellele. Kui sina ütled, tee seda, ma teen seda. Jumal, kui sa ütlesid, et kui sa ütled sellele mäele, tõuseb paigast lange merre ja mõtled 2 oma südamest, vaid usud, et see, mis sa ütled, sünnib, see saab sulle. Amen. Järelikult Jumal, ma pean uskuma, väga hea näide tuli, Kiit Moori poolt tuli, ma ei olnud selle peale mõelnud. Miks paljud usk ei tööta? Sest Piibel ütleb, me peame uskuma 2 asja. Mida me peame uskuma? Me peame uskuma Jumala sõnu, me peame uskuma, kelle sõnu veel? Enda sõnu. On ju nii? Aga ta ütles väga hästi, ma ei olnud mõelnud selle peale. Ma üritan nüüd eesti keelde ümber tuua. Kui me ei räägi tõtt, siis me teeme mida? Me räägime valet. Kui me teame, et me räägime valet, siis me teame, et me sõnades pole väge ja me tegelikult teame, et me usk ei tööta. Aga mõne ütleb, et ma ainult 2 korda aastas valetan. Ja siis sa tead, et 2 korda aastas ma ei räägi tõde, kuna ma siis räägin tõde. Ja järelikult see on põhjus, miks paljud usk ei tööta, sest sa ei saa uskuda oma sõnu. Sest kui mitte sina, ma ei räägi sinust, aga ütleme inimesest üldse, kes valetab. Kas pole huvitav tegelikult? Me saame uskuda Jumala sõna, me teame, et Jumal ei valeta, aga meil tuleb ka uskuda, kui sa ütled sellele mäele, ei kahtle oma südames, vaid usud, et see, mis sa ütled, sünnib. Aga kui sa aeg-ajalt räägiksid valet, kas sa siis saad uskuda seda, sa mõtled, siis sa võid mõelda, järsku ma valetan praegu. Sest aeg-ajalt ma ju valetan, aeg-ajalt on see lubatud. On ju nii? No, inimesed mõtlevad, või mul on öeldud, õnneks mitte keegi siit ei ole öelnud, aga inimesed, see on ainult valge vale. Aga kuidas ma saan, kui ma ei valetaks? Ma pean ju vahepeal ju mõne valge valel rääkima. Mis vahe on mustal valel, valgel valel, väiksel valel, suurel valel? Mis on vahet neil? Mitte miskit, sest üks ainus sõna, üks ja sama sõna jookseb kogu aeg sealt läbi on vale, mis pole tõde. Aga see nõuab alandlikkust tegelikult. Aga siis mõni küsib, kas ma pean kogu aeg siis tõtt rääkima? Absoluutselt kogu aeg pead sa tõtt rääkima. Absoluutselt kogu aeg.
Kas me peame kõigile siis kõigest rääkima? Absoluutselt mitte. Aga mis ma siis teen olukorras? Ja kui inimene tuleb, siis võid viisaks jääda, et see olukord ei puuduta sind. Sul pole vaja kõike teada. Piibel ütleb, ära toppema nina teiste asjadesse. Oled sa niisugused asju kuulnud Piiblis? See on see viisakas viis, kus me saame öelda, et sul ei ole vaja teada kõike. Inimesed ei saa teinekord elada, kui ma kõike ei tea. Aga see muutub juba nende probleemiks, on ju? Aga see olukord, kuule räägi, see olukord. Mul pole sellest küll midagi rääkida sulle. Ja ei valetanudki. Mõnigi. Aga teine asi on see, et siin on niisugused igast muid asju. Ei hakka näiteid tooma igaks juhuks järsku. Saan ise ka pihta. Aga kas me oleme kõik valetanud? Kindlasti oleme. Aga me peame jõudma sinna maani, kus me ei valeta, sest me tahame, et me usk töötab. Ja see nõuab tegelikult alandlikkust. Me peame otsuse, et tänasest päevast alast ma rohkem ei valeta kunagi. Ma alistun ja see näitab alistumist jälle Jumala sõnale, Jumala väele. Amen. Ja see päästab elusid. Siin on üks lugu on. Vaata see on, et ma ei hakka tervet lugu lugema. 2. Saamuel 22, esimene kuninga 21-29 on üks lugu Ahabist. Alandlikkus päästab elu. Esimene kuninga 21-29 ütleb niimoodi, kas oled näinud, kuidas Ahab on ennast alandanud minu ees? Sellepärast, et ta on ennast alandanud minu ees, ma ei saada tema päevil temale õnnetust, ma saadan tema soole õnnetuse ta pojapäevil. Kui teete alandlikkus, mõni mõtleb, näed, sellepärast ta poeg kannataski. Ei, poeg kannatas sellepärast, et poeg ei otsustas mitte olla alandlik. Aga vaata, alandlikkus on see, mis lükkab edasi isegi kohtu otsused, kõik. Iske pöördus Jumala poole, ütles Jumal, kas ma pole seda teinud. Kuidas prohvet tuli sõnumiga? Prohvet tuli sõnumiga, sa sured täna ära. Mida Hiske tegi? Ta ei öelnud, et Jumal igavene õel paha. Ei, ta keeras näo seina poole, ütles, Jumal, kas sinu sulane pole teinud seda. Kas sinu sulane pole õigesti elanud? Ja prohvet ei jõudnud aiast välja, kui Jumal sest tagasi, mine vii talle teine sõnum. Ja see teine sõnum oli mis? Sa ei sure täna üldse ära või sa elad veel 15 aastat. Kas pole huvitav, mida alandlikkus teeb või siuke alandliku süda hoidmine? See toob väe kätte saadavaks. Vaata, 2. Ajaraamatu 7.14 ütleb huvitavalt. Ja kui siis minu rahvas, kellel on pandud minu nimi, alandab ennast ja nad palvetavad ja otsivad minu palet ning pöörduvad oma kurjadelt teedelt, siis ma kuulen taevast ja annan andeks nende patud ning säästan nende maa. Kui ta ütleb, kui me alandume Jumalale, oleme alandlikud Jumala ees kogu aeg, võtame kätte ja palvetame ja otsime Jumala palet, mida Jumal teeb omalt poolt. Ta säästab meid, ta hoiab meid, ta kaitseb meid. Kas pole huvitav? Aga see nõuab jälle niisugust alandlikkust. Mina, et Jumal, ma tulen sinu ette. Jumal, ma olen eksinud. Jumal, aita mind. Jumal, säästa mind. See on see, et me läheme alandlikud. Nagu ma ütlesin, armastuses käimine nõuab mida? Alandlikkust. Amen.
kuidas huvitav, siin ütleb, et ma nüüd teist konteksti selle loole ei tea, on peale välja toodud teise ajaraamatu 12.6. Kuidate, see lugu võite ise lugeda, ma täpselt ei tea seda lugu, aga seal on üks kirja kohta on toodud, siis Iisraeli vürstid ja kuningas alandasid ennast ja ütlesid. Kuidate, nad alandasid ennast, alistusid siis ja ütlesid midagi huvitavat välja. Jehova on õiglane. Isegi seda välja öelda, järelikult Jumala sõna välja öelda, see nõuab mida? Alandlikkus tema ees. Jumala otsused on millised? Õiged ja õiglased. Kas pole huvitav? Seda välja öelda, see nõuab kõike alandlikkust. Amen. Vaata huvitav, teise ajaraamatu 12, sellepärast, et nad ennast olid alandanud. Seesama peatükis järelikult seal ju siis mingi olukord on, sa võid ise lugeda ajaraamat 12 peatükk. Sellepärast, et nad ennast alandanud või alandasid, siis pöördus Jehova viha temalt, et teda mitte sootuks hävitada ja ju veel Juudaski mõndagi aega. Kui teete, alandus viis ära mille? Jumala viha. Ja see ongi see, üks asi, mis mina olen oma elust teinud otsuse, ükskõik mis on, ükskõik mis olukord on, ma olen võimalikult kiiresti Jumal, ma tulen su ette, Jumal, olen ma süüdi, Jumal, aita mind. Ma ei otsi oma õigust, ma otsin sinu õigust igas olukorras. Ja mis sellega juhtub? Alandlikud saavad mida? Armu. Halleluja. Ja siin me näeme jälle alandlike pealt Jumala viha kadus ära. Vaatame, siin on nüüd mõningad kirjakohad, ma toon välja. Päris huvitavad alandlikkuse kohta või alanduse kohta. Näiteks laulud 25.9 ütleb nii. Ta juhib alandlikud kulgema õigluses ja õpetab alandlikele oma teele. Kas pole huvitav? Laulud 37.11. Vaat, mis ütleb, et alandlikud pärivad maa ja tunnevad. Kas pole huvitav? Ma räägin, kui kaval on olla alandlik Jumala ees. Alandad Jumal, ma alistun sulle. Kõnnin sinu jõus, sinu tarkuses, sinu võitmise all. Ma kõnnin selle ees, mis sul on ja ma tunnen rõõmu millest? Kui paljule meeldib rõõm suurest rahust. On ju? Mulle ka meeldib rõõm suurest rahust, siis võti on, me alistume, alandume Jumalale. Tema sõnale. Mõtle, rõõmu millest? Suurest rahust. Halleluja. Alandlikkus on hea asi. Inimesed peavad alandlikkust nõrkuseks tänapäeval maailmas. Sa oled nii alandlik, kogu aeg nii alandlik. Mooses, võtate, meie kristlaste puhul, kus ta siin ütleb, ma otsin üle selle kirja koha. 4. Mooses 12.3 ütleb niimoodi. Keegi mäletavad seda lugu, kogu lugu mäletavad, on ju. Aga seal ta ütleb välja, aga Mooses oli väga alandlik. Alandlikum kõigist inimestest maa peal. Kõigepealt, Mooses oli milline mees tuntud? Väga alandlik ja alandlikum kõigist inimestest maa peal. Ja see oli olukord, kus Mirjam ja Aaron tulid teda süüdistama. Kas ainult Jumal sinuga räägib? Kas Jumal meiega ei räägigi? Ja Mooses ütleb, et
isegi ütle midagi. ta ei ütle mitte midagi seal. Ja siis Jumalal saab villand ja hakkab ise Moosest kaitsma. ja mis juhtub? Me teame, et Mirjam saab pidalitõbise osaliseks asjade ja siis Mooses, tema süda jälle, Jumal, anna talle andeks. Kas pole hämmastav? See on see, mida alandlikkus teeb. Okei, Jumal, sa oled mind kutsunud, sa oled mind pannud. Ülejäänud on sinu, ma alistan su käe alla. Jumal, ma teenin sind, ma tulen kogudusse, ma teenin sind, ma käin koos sinuga, ma olen koos sinuga. Armastan sind. Annan endast kõige parimaid peegeldada sind oma elus. Jumal, ülejäänud on sinu teha. Õpetussõnad 3:34. Pilkajaile on temagi pilkaja. Kes on pilkaja? Oskab keegi anda mul definitsiooni pilkaja kohta? Oskab keegi anda definitsiooni pilkaja kohta? Kes on pilkaja? Kes räägib halvasti teisi, taga teisi või pilkab? Ma tean seda sõna pilkajat, aga oleks mingi definitsioon, hea definitsioon. Põhimõtteliselt, kes räägib teistest halvasti? Halvustades. Ja kui te ütlete, et Jumal ütleb, et ma olen ka nende vastu, milline? Pilkaja. Aga vaata, mis edasi ütleb. Aga alandlikele ta annab mida? Armu. Järgmine, pilka ja alandlik on oma ette siuksed sünonüümid, vastandid üksteisele. Õpetussõnad 11:2 ütleb niimoodi. Tuleb uhkus, tuleb ka häbi. Piibel ütleb meile Uues Testamendis, enne langust juhtub mida? Inimese uhkus tuleb. Siin ta ütleb, tuleb uhkus, tuleb ka häbi, aga alandlikel on tarkus. Õpetussõnad 15:33 ütleb niimoodi. Jehova kartus on tarkuse õpetus, aga enne au on alandus. Õpetussõnad 16:19 ütleb, parem on olla ühes vaestega. Õpetussõnad 16:19. Parem on olla ühes vaestega alandlik, kui kõrkidega saaki jagada. Õpetussõnad 18:12 ütleb niimoodi. Enne langust läheb inimese süda ülbeks, aga enne au on alandus. Vot seda olen mina kogenud. Ma olen näinud, kuidas inimesed ära langesid. Seesama ma olen rääkinud, see täpselt kirjeldab neid inimesi, kes läksid tookord kogudusest ära. Nad läksid uhkeks, nad läksid ülbeks, nad hakkasid ennast paremaks pidama kui kõik teised. Mina pole eksinud, mina pole valesti teinud midagi, mina tean rohkem, Jumal räägib minuga rohkem, mina tean ja niimoodi läksid nad ära. Mina mäletan tookord pastor Perri ütles, kurb, et ära lähete ja ta jäi alandlikuks, ta jäi viisakaks. Tänapäevaks me näeme, et pastor Perri teenib ikka Jumalat veel ja usume, et ta teenib seda, kuni Jeesus tagasi tuleb. Aga need inimesed tookord, ma isegi ei tea, kes neist keegi teenib enam Jumalat. Seda ma olen näinud oma silmaga. Aga inimesed võivad alati meelt parandada, on ju. Nüüd ma ei ole aastaid neid näinud, ma ei tea, aga tollel momendil ma nägin seda. Enne langust läheb inimese süda ülbeks. See on see, et mina olen targem, parem. Tol momendil nad ei olnud veel langenud. Ja siis aga Piibel ütleb, aga enne au on alandus. Halleluuja. Õpetussõnad 22:4. Seda teavad kõik.
Võib-olla sa peast praegu ei tea, kui ma seda ette loen. Alandlikkuse ja Jehova kartuse tasu on mis? Rikkus, au ja elu. Kas pole huvitav? Kas pole mitte huvitav? Mida alandlikud oleme, mida rohkem Jehovat kardame, seda rohkem on rikkust, rohkem au, seda rohkem on meil elu. Ühes ütleb, kus ta ütles, et lauludes ta ütles, et ent alandlikud pärivad maa ja tunnevad rõõmu suurest rahust. Danieli 10:12, me oleme seda kõik lugenud. Ta ütles mulle, ära karda, Daniel, sest esimesest päevast peale, kui sa andsid oma südame ja mõista ja olla, milline? Alandlik oma Jumala ees, võeti su sõnu kuulda ja ma olen tulnud suusõnade pärast. Jälle me näeme, sel momendil, kui me andis oma südame ja tegi otsus olla alandlik Jumala ees, mis taevas tegi? Momentselt kohe kuulis. Kas pole huvitav? Ma mõtlen, see näitab seda, kui Jumala ees olla alandlik ja üldse olla alandlik, see on absoluutne vägi. Kas pole põnev? Maailmas on hoopis teise standard, mida rohkem ma rõhun, mida rohkem ma nõuan, mida rohkem ma rassin, mida rohkem ma enda õigusi kaitsen, mida rohkem ma seda kõike teen, mida rohkem ma kõigile räägin, mida rohkem ma suudan lobiseda, mida rohkem ma suudan valetada, oma nina upitada, seda aulisem ma olen. Ole sa tähele pannud seda? Ma olen seda nii palju, ma olen näinud seda, ma olen kogenud seda, kui inimesed lähevad ja räägivad kõigile, küll ma olen tubli, küll ma olen hea, ma olen kõike nii ilusti teinud, ma olen... Ja nad üritavad, mida nad teevad? Nad upitavad, tõstavad ennast kõrgele ja kõik vaatavad, ja, see inimene on nii halb, ta üldse ei hooli, ta üldse ei tee, ja kõik kuulavad su ammuli ja nagu lambakesed, sa oled, küll sa oled tubli. Aga tegelikult me ei tea, mis selle taga on. Miks peab inimene ennast õigustama või upitama, üles tõstma? Järelikult seal taga on varjul midagi muud. Seal taga on uhkus, seal taga on valed, seal taga on... Sest Piibel ütleb, et las siin tehivad kellegi teise huuled kui su enda huuled. Las Jumal tõstab su ülesse. Las pole mitte niimoodi. Las Jumal teeb töö. Ja see ongi see koht, kus me vahepeal kaotame kannat, kus Jumal, kaua sa võid, Jumal, sa näed, Jumal, ma ju teen, Jumal, ma ju olen, kaua võib. Ma olen teinud otsa, kaua sa tahad, Jumal. Mina olen alandlik, ma teenin sind. Ma olen oma elu sulle pühendanud. Sa oled ustav. Ja kui keegi suudab üldse kedagi seisma panna, oled sina, Jumal. Selle kõige käigus ma ei tõmba mitte kunagi mitte kedagi maha, ma ei ürita ennast õigust upitada kuhugi, Jumal. Au sulle. Me anname sinule au, sinu nimel au. Me tõstame sind kõrgeks. Sest Jumal, sa tegid Moosesele, sa tegid Taavet, sa tegid kõigile, sa teed ka mulle. Amen. Mattus 11:29. Võtke endi peale minu ikke, õppige minust, et mina olen tasane ja südamelt alandlik. Kellest me peame õppima? Kellest ta räägib? Jeesus räägib kellest? Iseendast. Võtke enda peale minu ikke ja õppige minust, et mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate mille? Hingamise oma hingedele. Vahepeal meie hinged on nii rõhutud, see olukord. Kui me võtame eeskujuks Jeesuse, kui me võtame tema eeskujuks ja teeme tema järgi, me leiame hingamise oma hingele. See on see, mulle nii meeldib, ma peaks kunagi, see ei ole küll hea multikas,
aga see teinekord on niimoodi, et see hingamine oma hingele on see muidugi multikas on see natukene teise tagataustaga, aga seal on kaos, multikas on täielik kaos. Kõik jooksid ringi paanikas ja siis 2 tükki seisavad selle paanika keskel. Aga see on täpselt tihtipeale, mis on, kui meil on hingamine hingedel, meil võib tunduda selline tohuva pohu, käib me ja siis sa seisad seal. Sest sa tead, et sa oled Jumala töö, sa tead, et sa oled Jumala sulane. Jumal, sina paned mind seisma. Ma alistun sinule oma elu. Ja ülejäänud on sinu teha. Sest Jumal on hea. Jumal on ustav. Ja ma tunnen rõõmu millest? Suurest rahust. Amen. Siin ütleb Matteus 18:4 ütleb niimoodi. Kes nüüd ennast alandab, nagu see lapsuke on suurem taevariigis. Apostoliad 20:19 ütleb mida? Teenig issandat, kuidas? Teenides issandat, kuidas? Kõige alanduse, pisarate ja kiusatustega, mis mind tabasid juutide salanõu tõttu. Selle kõige juures ta jäi milliseks? Milliseks ta jäi? Alandlikuks. Halleluja. Kas ütleb Filippi 2:8, et alandas ennast kui kaugele? Jeesus alandas ennast kui kaugele? Surmani, pealegi ristisurmani. Mõtle, kui alandlikuks ta jäi. Kui teate, kui me räägime, tal oleks õigus, kui teate, oleks võinud seista. Ma pole mitte midagi valesti teinud. Ta ütles, et ma oleks võinud kutsuda talle 70 leegioni hingleid. Kui teete, sel momendil see 70 leegionit või mis see hingleid oli, nad olid valmis. Oleks Jeesus ainult sõna öelnud. No see inimkonna ära pühkinud siit maa pealt. Ja ta jäi alandlikuks. Ta ütles, et ei, mitte minu tahe, vaid sinu tahe, Isa. Kas meil on hea meel, et ta seda tegi? Mul on küll nii hea meel, et ta seda tegi. Tänu sellele alandlikkusele, mis temal oli, on mul nüüd õigus minna Isa juurde. Mul on õigus seista Isa ees. Mul on õigus seista tervendavas väes, rõõmus, rahus, sest ta alandas ennast surmani. See näitab, et alandlikkusel on meeletu vägi tegelikult. Vaata, ta ütleb Kolossa 3:12. Riietuge. Mis on riietus? See kujundab sinu välimust, on ju nii? Ma olen täna siin päris viisakalt riides, aga ma oleks võinud panna siia katkised dressid, tööriided, mis iganes, ja te vaataksite, et oot, miks sa nii, kas sul ei ole paremaid riideid? Kuule, läheme poodi, ma ostan sulle paremaid riide. Sul on auklik pükse, miks sa tulid auklik pükste, kas sul ei ole paremaid pükse panna? Me oleme Jumala kojas, me teenime Jumalat. On ju? Me anname parima, mis meil on anda Jumalale. See toodab ju välimust, on ju nii, riietus. Ja siin ta ütleb, riietuge siis, kui Jumala valitud pühad, armastatud südamliku halastusega, heldusega, alandusega, tasadusega, pika meelega. Mõtlemine riietus meil seljas peaks olema. Ja see on võidukas riietus. Mida alandlikum inimene on, seda kindlameelsem ta on, seda võidukam ta on ja seda rohkem ta usaldab Jumalat tegelikult. Kas pole nii? Sest ta ütled, et Jumal, ma alistun sinu sõnale, ma alistun sinu väele, ma alistun sellele, mis sul on. Need olukorrad sinu käes. Sest sina oled öelnud, et suurem on see, kes on minu sees, kui see, kes on maailmas. Ma suudan kõik sinu läbi, sest teed mu vägevaks. Ma olen rohkem kui võitja Kristuses Jeesuses. Ma ei saa kunagi võitjaks, ma olen võitja. Ma olen püha sinus. Ma olen õige sinus. Ma olen vägev sinus. Mul on meelevald Jeesuse nimes. Amen.
Jakoobuse 4:6 ütleb niimoodi, aga ta annab veel suuremat armu, sellepärast kiri ütleb, Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele ta annab armu. Jakoobuse 4:10, alanduge issand ette, siis ta ülendab teid. Alandlikkus ja Jehova kartuse tasu on rikkus, au ja elu. Ja esimese viimane siis pead või siis sall tänaseks, 1. Peetruse 5:5-7. Samuti teie nooremad, alistuge vanemale ja riietuge kõige alandlikkusega üksteise vastu, sest Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele ta annab armu. Siis alanduge Jumala vägeva käe alla, et ta teid ülendaks omal ajal. Heitke, kui palju? Kõik oma mure tema peale ja ta peab hoolt teie eest. Kas pole imeline, kas pole näha, et alandlikkuses on meeletu vägi, jõud ja tugevus. Ja Jumal saab, mida alandlikumad oleme, seda võimsamat tööd Jumal sinu elus teha saab. Kas pole imeline? Kas pole imeline? Minu arust on nii imeline. Mida alandlikud me oleme, seda suuremat tööd Jumal teha saab me elus. Amen. Halleluuja. Kiitus Jumalale. Nüüd me läheme ja ülistame Jumalat. Halleluuja. Kas pole huvitav kooslek on teistpidi täna? Halleluuja. Kiitus Jumal. Isa Jumal, me tuleme sa ette Jeesuse nimel, sa oled hea, ustav, püha Jumal. Isa, meil on privileeg olla siin ühel meelel, ühel nõul koos siin paigas. Ja isa, tõesti me võime alistuda, alandlikud olla sinu ees. Ja isa, ma tänan, et sinu sõna ei tule kunagi tühjalt tagasi, vaid see teeb meil selles vägevat tööd ja me võtame usu läbi vastu selle sõna, et meil oleks kasu sellest sõnast. Isa, me oleme näinud sinu sõnast alandlikkusest. Ja isa, aita meil sellega panna see riietus. Aita meil seda riietust hoida seljas. Ja isa, kus on vaja meelt parandada, kus on vaja muutuda, teha, isa, näita meile, õpeta meid. Täida meid kogu tarkus, ilmutse vaimuga sinu tundmus ja valgusta meie südames ilmad, isa, et me teaks, mis on see lood, mille jaoks meid kutsu. Isa, ma tänan sind. Isa, ma tänan sind. Kogu südamest, sinu ustavusest, sinu headuse heldusest. Ma annan sulle kogu au ja kiituse siin paigas Jeesuse Kristuse nimel. Amen.